toovad teile mu kodune maa lasteaia lapsed.
rahvusliku tantsuga. No tule nüüd märasi.
esinema lustakad lindid, lindikooli vilistlased, kes esitavad teile ühe lõbusa, rõõmsa, imelise laulu. Päike on kollane. Milline rahu, milline vaikus. Lõpuks on heidest eemale. Milline vaikne kena kohakene. Aga nüüd esitavadki teile ju lapsed laulu Vaikne kena kohakene. Ma lähen ruttu kuulama. Minu
Tere teile kõigile ka minu poolt, et meie Lindikooli lapsed ja lasteaialapsed lõpetasid praegu oma esinemise, nüüd tulevad külalised, et mul on nii suur rõõm näha neid lapsi siin poodiumil, et kõigil on võimalus tulla lavale esineda. Ja ma tõesti südamest aitäh teile, et tahan öelda vanematele, et te tõite oma lapsed siia kontserdile. Aitäh teile. Ja lapsed, teil on mulle üks šokolaad. Tulge siit täis. Aitäh. Siin sa mul oledki see vanaim. Jutusta mulle nüüd selgelt ja arusaavad. Kas sinu taad on siin tantsule võtnud? Kui toimun arm. Tema võilved haiged. Ja minu härra Rudolf on nii väsinud, et jaksasime natukeski tantsida. Aga kuule, las tulevad, siis tantsivad meile Lindi Nappoid ja Audekooli lapsed. See on küll hea mõte. Ma näen sinna poole. Lähme rukkist lõikama, kes tahab vihku köita. Kas armas sõber tahad sa ka meie seltsi heita? Mina otsin ja sina otsin ja igaüks otsid oma. Ja mina leidsin ja sina leidsid, kes oleb meiega ilma. Kell 1 munaküps, kell 2 karjalaps, kell 3 teetolm, kell 4 palaveli, kell 5 siis kell 6 piipsuus, kell 7 seisa paigal, kell 8 kattalaud, kell 9 ütle mulle, kell 10 küllalt sai, kell 11 hüppapüksi, kell 12 karjaporri, Kell 1, munaküps, kell 2, karjalaps, kell 3, teetolm, kell 4, palaveli, kell 5, mis siis, kell 6, piipsuus, kell 7, seisa paigal, kell 8, kattalaud, kell 9, ütle mulle, kell 10, küllalt sai, kell 11, hüppapüksi, kell 12, karja välja, kell 1, munaküps, kell 2, karjalaps, kell 3, teetolm, kell 4, vanaveli, kell 5, mis siis, kell 6, piipsuus, kell 7, seisa paigal, kell 8, kattalaud, kell 9, ütle mulle, kell 10, küllalt sai, 11, hüppapüksi, 12, karja välja. Mesilane aias, mis nimi, mis on sinu nimi? Käi läbi roosipõõsastel ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. Kes aias, mesilane aias, mis nimi, mis on sinu nimi? Käi läbi roosipõõsastel ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse.
ärkama, kes tahab vihku keita. Kas armas sõber tahad sa ka meie seltsi heita? Mina võtsin ja sina võtsin ja igaüks on sinu. Ja mina leidsin ja sina leidsid ja keegi ei jää ilma. Nii palju juba vaadatud ja kuulatud. Karmen, me vaatame veel ja kuulame. Tõesti? Jaa, Siis on ju veel parem. just. üritame minna tantsupeolis üritusest, lähme ka onju. Selleks me teeme trenni ja tänane esinemine oli ka väga hea meile trenni mõttes ja ka esinevuskogemuse mõttes, et aitäh teile aurulapsed, aitäh teile lindilappajad, et ma tahaks ka teile südamest tänu anda, ehk siis šokolaadi. Ja siinkohal tahaks teile tutvustada Maie Kalbust, kes on need lapsed tantsinud. Särgid on, aga minu riided on Maie tehtud, lappajate riided kõik on Maie tehtud ja ka meie kooli, tõuske siit üles Markus, jah, vot, tulge siin poole, vaat need riided on otsast lõpuni Maie tehtud. Pikka rahvariiete soetamiseks, ehk siis saaks juba meie lasteaialastele need rahvariided, sest täna oli täpselt see, et need esimese klassi tüdrukud, kes said rahvariide seelikud, ütlesid, et nendega peab käima nii. Ehk siis see tõstab igati enesetunnet ja väärikust ja lööb selja sirgeks, et aitäh teile, kes te panustate siis täna meie laste rahvariiete kogumiseks. Raha kogumisega ja toetamisega. Aga aitäh teile aurulapsed, annan teile šokolaadi. Võite nüüd minna edasi. Nautige nüüd poiksed teha, et ennast tantsimas teha. Kui just eile taesad raha Oota Maie, lappajad ka, mul on teile ka šokolaadi. Tahan veel tänada
eelmisel aastal lõpetasid, on laiali erinevates koolides, aga ütleme niimoodi sõbralikult, et neil on lindi kooli koht meil. Nad ei saa siin täiesti välja, et nad küsivad, millal on näitering, millal saab laulda, millal teil pidu on, millal teil see üritus on, sest meie koolis seda ja teist ei ole. Ehk siis nad naudivad seda praegu, mis veel saavad ja võtame nad alati hea tunde ja südamega vastu. Nii et aitäh teile, Liivi! Oi, nad tantsivad! Aitäh! Kohendab õpetaja Enesäte, kes on seal nurgada kuskile teile, palun tule ka välja. Tegelaskujud on näidendist Robise vanaid. Ehk siis, jah, mul on rolli väga hästi sisse elanud. Kaugusel on imeline kohvik, kus teil on lausa 20 minutit aega naudida imelisi hõrgutisi. Noh, minge nüüd! Vahele! Minema võib-olla lähe! Äkki õnnestub. Tere päevast, armsad sõbrad, ka meie poolt. Mõtlesime, et kuidas me saaksime siduda seda tänase teie nii-öelda alakontserdi pealkirjaga Südamest sinule. Ja vaatasime, et ega südamest nüüd elust teab, mis palju laule ei ole loodud. Küll aga on kirjutatud palju laule sellest tundest, mida siis süda võib tunda, küllap olete teadlikud, millest ma räägin. See on armastuse tunne. Olgu ta siis kallima või lapse või sõbra või kolleegi, kelle iganes vastu. Ja mis värvid on? No seda ei oska mina nüüd küll öelda. Eks igaüks ikka ise teab, mis värvi see tema jaoks just kõige õigemini on. Neid värve ma näen, neid värve ma tean, neist
laulu ette räägiksin vast mina. Põhjus väga lihtne, see järgmine laul on väga hea laul. Te võite mind uskuda, mina tean, ma ise tegin selle. See juhtus siis, kui ma olin 20-aastane. Nimelt võeti mind noorusele vaatamata tegema muusikat ühele komöödiafilmile. Don Juan Tallinnast võib-olla olete näinud niisugust filmi. Siis kui see film välja tuli, siis ta sai päris kõva kriitika osaliseks, aga minu arust see film läheb aastatega järjest huvitavamaks, järjest naljakamaks. Mõni koht on nii tobe, et see on juba huvitav. Ja sealt filmist on pärit üks laul, mis on isegi 2 korda meie laulupududel kõlanud ja ka sooloesitustes kontserdilavadel päris sage külaline. See on enne tema tekstile laul Vaid see on armastus. Kui Olav rääkis, et eelmine laul on pärit Eesti filmist, siis seda saab öelda ka järgmise laulu kohta. Ja nimelt sellisest filmist nagu Siin me oleme. Olete te näinud seda? Ja vanemaid inimesi võtab suisa, eks ole, nagu naerma, et eks seda ju ole kümneid kordi nähtud, aga lapsed. Olete te näinud? Jaa, no
Teile teete passide peale, eks ma arvan, et seda ikka aeg-ajalt ETV pealt näidatakse, et kui teate, et telekas tuleb Siin me oleme, siis ikka vaadake, see ei ole väga pikk film. Ja seal ikka huumorit jagub. Aga kui mina selle filmi peale mõtlen, minule tuleb kohe silme ette Liia Laats. Ja muideks ma pean muidugi ütlema, me vaatasime enne seda kontserti ka siin, üks Preili oli siin minu meelest ka täiesti nagu Liia Laats seal filmist välja astunud kübar peas, talutas oma mees siin laval. Panite tähele, jah? Oli ju täitsa, ma mõtlesin, et tore oleks, nad hakkaks praegu tankot siin niimoodi vihtuma. Aga seda nad siis ei teinud, tulid hoopis imearmsad rahvatantsijad meil siin tantsule. Seda puhku, nüüd on teil see võimalus. Eile oli naistepäev, nii et härrast teie valik, valige nüüd daame enda käevangu ja siin on ruum jäetud, kellele mulle kui teile, kutse tantsule. Tagametsa, tango! Seepärast paljusti jään jääma ilma, mu elu praegune küll ei vääri, seepärast hinges mul vaid käärid. Ministri prouaks ma ju hästi passiks, mu mees mind hellitaks ning kutsuks kassiks. Me minu varjed ees ei tihti prassiks, et läksid kadeduse näost plassiks. Mu abikaas saaks minult loa, mind kätega Kus te jäete siis? See oli kutse tantsule muideks. Tunnistage üles, kas härrad ei kutsunud või naised ei tulnud tantsima? Üht ja teist, ei ole sellest hullu. Meil on ju tegelikult ikkagi see Eesti inimene teada tuntud ju kui laulurahvas, eks ole. Te tahate hoopis ühiselt laulda, jah? Jah, kohe tuli vastus. No selge, me natukene anname teile aega, saate niimoodi kusakesi võib-olla oma häält üles soojendada. Küll me selle toreda vahva ühise laulu võib-olla ka teie jaoks üles leiame. Aga kui rääkida Eesti muusikas suurkujudest, keda enam ei ole meie seas, eelmisest sajandist, siis loomulikult ei saa üle ega ümber härra Raimond Valgrest. Ja kui üldiselt tema looming on natukene selline kurblik ja melanhoolne, siis ühes laulus on ta küll nii kenasti suutnud ühendada kaks imeilusat mõtet. See on siis armastuse muusika vastu ja armastuse vastu.
Ühte muinasjutu muusikas ma kuulen ja sina seisad unelmais mu ees ning laumasin adult ma leian, sest muusika sa mulle vasse arvad ja muusika mind paneb kurvameelseks. Ja süda on nii tülgi igatsust, et laulmas iga tund ma leian, sest muusika saab mu teisse armut olla nii, kuigi seda räägimata. Kas tõesti on siis mõttetu see, et igatsed sa kuud, mis särab läbi öö? Muusika end siiski trööstab mind ja ütleb, et ma varsti kohtan sind, et laumas iga tund ma leian end, sest muusika saab mu teisse armut. Kuigi seda räägimata kõik, kas tõesti on siis mõttetu see, et igatsed sa kuud, mis särab läbi öö? Muusika end siiski trööstab mind ja ütleb, et ma varsti kohtan sind, et laumas iga tund ma leian end, sest muusika saab mu teisse Aga nüüd, armsad sõbrad, tantsima te ei tulnud. Ütlesite, et tahate laulda. Jah. Olete te nüüd valmis selleks? Olete te valmis? Võib-olla ka öölid ja ärge muretsege, küll me saame kenasti üheskoos selle laulu lauldud. Ja siis mõtlesime olgugi ka, et mis see tore ühislaul siis oleks ja et võtaks midagi sellist hästi keerulist ja mille kohta te saaksite võib-olla öelda, et oi ja, et ega laulu ma tean küll, aga kaasa lauldavat ei oska, sest et ei tea sõnu. Sõnad pole peas. Me olime teist targemad. Tada! Me võtsime sõnad teile kaasa. Nii, et võib-olla lapsed siin esireas tulete, jaotate saali peale laiali. Hops! Anna sõbrale taastada. Võtkiigat natukene ja anna sõbrale ka. Viige emadele, isadele ja naabritele. Ja no esimesed nüüd juba käsutused näevad, et tegemist on tõepoolest keerulise lauluga. See kannab pealkirja
Vii sinna tavapoole ka. Siin on tegelikult hea, kui teile sobib. Tegemist on äärmiselt keerulise laulu, kes kannab pealkirja Kungla rahvas. Ja tegelikult selle Kungla rahvaga mul on endale lapsepõlves selline väga väikene meenutus ka. Et kui ma olin väikene tüdruk, siis käisin Maarjamaa 12. laulupeol ja ma elasin Tallinnas lapsena sellised tänavad nagu Kungla tänav. Ma olen pisike tüdruk, istun isal pukil ja ma mäletan väga selgesti seda hetke, kui kogu see laulukaara alune ja kogu see plats, need 100 000 inimesed hakkasid siis üheskoos laulma Kungla rahvast. Ja ma mõtlesin, et nad laulavad ju meie tänava rahvast. Ja ma olin uhkust kohe nii täis, mõtlesin, et vau, et milline nüüd siis selline au on osaks meile langenud, et terved need 1000 inimesed laulavad siis meie tänava rahvast, aga isa muidugi ütles, et see laul ei ole üldse meie tänava rahvast loodud, vaid räägib see tegelikult hoopis Kunglange Kreutzwaldi poolt kirjeldatud siis küll Õnnemaad, seega Õnnemaa rahvast räägib see. Nii, kas kõigil on paberid olemas? On olemas. Ma mõtlen, et teil oleks ikkagi natukene põnevam ka, siis teeme väikese võistluse. Olkul on auhind ka või? On. Olavil on auhind ka olemas. Ja teeme niimoodi, et me saame laulda terve laulu niimoodi lõpuni ära. Just salmid, refräänid. Ja siis me saame lõpus seda refrääni korrata. Ja teeme nii, et kui ma annan teile märku, siis esimest korda hakkab siis nii-öelda soolot laulma siis see pool ja teine kord siis soolot see pool. Jah, ma annan teile märku ka, et siis te teate, et seda viimast refrääni me saame korrata ja panete siis vaimu valmis. Olete te valmis? Ja. Kas te olete valmis? Jaa! Super! Kui Kungla rahvas kuldsena istus maha sööd, siis vaane muine muru alles samme lugupeema. Läks aga metsa mängima, läks aga laule lauluma, läks aga metsa
meeskond tuleb, paneb too kirja. Mulku võtad enda peale? Ma arvan, et kuna auhindu jagub kõigile, siis lepime seekord viiki. Aga väärtuslik auhind, selle kirjeldamist alustan kaugemalt. Vanemad inimesed mäletavad nõukogude ajal sai taotleda ametiühingu kaudu näiteks autoostuluba või Jugoslaavia mööbliostuluba ja igasuguseid lube sai taotletud. Meie auhinnaks on võiduvõimalusega loteriipileti ostuluba kõigile. Järgmine laul on ka minu sulest. See on loodud aastate tagusele Tallinna Linnateatri suveetendusele. 2 suve mängiti selle näidendi ja kõikide laulutekstide autoriks on Jaan Tätte. Ja üks laul sealt nagu on jäänud omaette elu elama, kõlanud ka laulupeol. Ja paar minu nooremat sõpra on selle lauluga paari läinud. Ja ma olen kuulnud, et on teda kasutatud sellisel pidulikul juhtumil nagu laulatus või abielu registreerimine. Seega on tegemist tõsise konkurendiga Mendelsoni Pulma marsile. Aga see siiski ei ole mingi marss, vaid laul pealkirjaga Ma tahan olla öö. Loen kavast, et see laul on kavasse pandud. Küsin Nele-Liisi käest siis, kes seda meespartiid siis laulab. Ta ütleb enesestmõistetavalt, sina laulad. No, ma ütlesin samamoodi, et ma tean lugu väga hästi, kes ei teaks. Aga ma ei tea sõnu. Aga ta oli mind üle kaardanud, ta oli suurte trükitähtedega mulle sõnad ka ette kirjutanud. Ma nägin isegi ilma prillideta lugeda. Ja nüüd on ta seda provokatsiooni juba mõned korrad korranud, mul hakkab see tekst meelde jääma. Aga sellegi poolest, et vähemalt see meespartii ägedamalt kõlaks, palun äkki laulate kaasa, te kõik teate seda laulu nagu nii. Aga põhimõtteliselt võite algusest peale kaasa laulda. Süda piirab
vaata, Olt, kui see peaks üldse nii häbelik olema oma laulus, et ma nägin, et 2 härrasmeest tulid just sisse, et sinu veel seda laulmist kuulata. See annab mulle ainult mõtte, et järgmine kord paneme kavasse sulle laule juurde. Teile ju meeldis, eks ole? Jah? No, tead, mu enesekindlus kasvab, tead, sa võtad suuri riski, tuleb päev, kus pärast mind äkki sind enam ei tahetagi. Nii võib tõesti olla, aga teeme veel suur aplausi, ole hea! Kui te olite tähelepanelik kuulaja, siis te avastasite sellist asja, et eelmise 2 laulu pealkirjad sisaldasid endas sellist vahvat tähtede kombinatsiooni nagu öö ehk imeilus eesti keele sõna öö. Esimene neist oli Ma tahan olla öö, teine Tuulevaiksel ööl ja nagu öeldakse, ega ju 2 ei saa ilma 3. jääda. Seepärast on seesama tähtede kombinatsioon esindatud ka meie järgmises laulus. Ma võin teile vihjeks öelda nii palju, et tegemist ei ole lauluga Püha öö. Kas keegi oskab pakkuda, millega võiks olla tegu? Wow! Milline intelligentne publik meil siin on. Mul on tegelikult vihjeid veel, aga arvasite kohe ära, tõepoolest, tegemist on lauluga Öölaps. Ja no praegu on väga head härrased siia tulid sellepärast, et ma olen pakkunud ka Olavile, et tema laulab muga jassi seda osa. Seda ta on täiesti keeldunud. Kui ta on öelnud, et Tuulevaiksel ööl ma veel teen ära, siis seda mitte. Nii et nüüd ongi selline väike näosaate voor. Härrased, tulete jassi osa laulma? Seisate seal, teie seal kahekesi taga. Ahoi. Otsime praegu seda Jassi Saharovi lauljat. Kindlasti olete kodus peegli ees salaja harjutanud või duši all. Ei ole. Või mõni selline madala häälega naisterahvas, kes tahaks võib-olla proovida? Me teame ühte Kärt, jah? No nii! Alati on ja see, ma ise ei tule, aga see teine. Keegi teine tuleb. Ei ole sellest midagi, kui täna siin tahtjaid ei ole, sest tegelikult ma pean ütlema, et tõepoolest Eestis sai see 19 aastat tagasi tuntuks või hitiks siis duetina, kui me Jassi Saharoviga seda muusikalis Vampiiride tants laulsime. Aga päris originaalis on ta kirjutatud naisterahvale 80-ndatel. Bonnie Tyler tegi sellest siis suure maailma hiti ja tegi sellest ka väga palju mitmeid erineva pikkuse ja erineva aranžeeringuga versioone. Nii et täna lähen siis mina ka Bonnie Tyleri jälgedes ja esitan seda üksi koos Alaviga. Mõnel vaiksel ööl ma aina igatsen, ootan ja sel hetkel äkki
otsi kokku tõmbama. Meie kava viimaseks lauluks on üks minu laul, mille kohta ma arvasin, et keegi mõtles sellise nalja välja. Aga pärast ühte meie kontserdi tuli Tallinnas minu juurde tõesti üks Tallinna ööklubi omanik ja ta ütles, et tema kasutab seda laulu ja ta teab, et ühes teises Tallinna ööklubis ka kasutatakse seda ja ka Tartu ööklubis pannakse see laul mängima, kui tahetakse publikule viisakalt märku anda, et nüüd on küll aeg hakata koju minema. Meie ei taha teile mingit märku anda, aga kusjuures siis Johan Viidiku tekstide loodud kodulaul. et need on meie külakingitused, on kohaliku savitöökoja tehtud Olavile hapukoore paki hoidja, et ta siis külmkapis pikali läheks, et saab ilusti panna ja pisut särtsu, näiteks Tammetalu sigulasärts. Siis, siin on veel natukene. Ja siis on meie kool, et järgmine kord leiaksid külmkapi magnet, et iga kord ukse lahti teete, näete, seal ta oli ja šokolaad. Siin on üks teine asi siin. Temal on selline mõnus naiselik suur kruus, et kohvi läheb litri teed siis on. Ja üks teine särts on sul siin sees. See on näiteks sõstra särts.
alguses me lootsime, et natuke veeldime ikka ka, meil on tõesti lisalugu olemas. Ja seda lisalugu te kindlasti teate, oskate kaasa laulda. Ma ei tea ainult, kas te teate seda fakti, et tegelikult need sõnad, millega on kogu Eesti rahvas harjunud seda laulu laulma ja laulavad nende sama sõnadega nad ka filmis, ei ole tegelikult üleüldsegi originaaltekst. Vaid ma ütlengi need sõnad, vaatame, kas taimate ära, mis laulust ma räägin. Kui filmis ja me oleme kõik harjunud laulma teises refräänis nii, et akna taga õhtu eel, vaatan mere poole veel, siis tegelikult päris originaalis kõlab see tekst hoopis nõndamoodi. Akna taga, õhtu eel, paat on mere poole teel. Vot nii, et ei teagi, miks nad siis tollel ajal otsustasid nii, et filmis ka muutsid sõnad ära ja laulsid hoopis teistmoodi, kui nad siis päris originaalis loodud. Sellest on väga lihtne põhjus jällegi, vanemad inimesed mäletavad. Õhtu poole tõmmati mere äärde jutid liiva sisse maha ja püssimehed valvasid, et mitte keegi paadiga sinna kuskile ei läheks, võisidki mere poole ainult kaugelt vaadata. Võib-olla tõesti. Aga kas te aimasite, mis lauluga on tegemist? Juba aimasite, no väga hea. Paneme siis laulu käima ja paneme ka segakoori jälle kõikuma. Ja
palju plaksutada, me hakkame otsast peale. Ise teate, võib-olla ei jõua A2 enam koju pärast. Me teeme nii pikalt, meil on väga palju tegelikult laule. Meil on 3 kolmetunnist ka olemas. Aga viimase lisaloo ja kui Nukitsamehe film sai valmis, enne kui ta ekraanile tuli, siis me käisime mõnedes Tallinna koolides seda näitamas kinnisel läbivaatusel, et saada tagasisidet siis nii õpetajatelt kui õpilastelt. Operaatorid huvitas, kuidas tema töö meeldis, kunstniku, kuidas tema töö, režissööri, kuidas tema töö ja mind huvitas, milline laul kõige suuremat muljet avaldas. No mis te arvate, mis laul see võis olla? Rahalaul. Rahalaul, tõepoolest, ükskõik mis riigikord või mis rahalaul avaldab alati muljet. Aga see on küll selline laul, et võib avaldada tantsu vihtu. Otsin lolli, kes igandaks kolli, kui on kolli taha maitses suus. Raha mängib elus mõni rolli, raha see on õnn ja mõttus. Otsin lolli, kes igandaks kolli, kui on kolli taha maitses suus. Raha mängib elus mõni rolli, raha see on õnn ja mõttus. Kõrgetud see on puham pööga, Aitäh teile kõigile ja kui kohvikus on veel mida osta, siis võite julgelt koju kaasa osta. Kohtumiseni järgmine kord. Mina tahan sind ja sinu meeskonda tänada kogu külarahva poolt. Tõsiselt? Ja jaga ise need väiksed kingitused ära. Mul just on